Kinnisvarakala oli kohal ja kõik oli justkui ette kirjutatud. Minu isa, nagu alati, leidis võimaluse mind alandada, karjudes mu suunas tänavaprügiks, terve rahva ees. Mu onu, kes istus seal, naeris ning lisas, et mul pole oskusi ega sissetulekut. Mu ema pööras pilgu ära, nagu oleks ta lootnud, et see olukord lihtsalt kaob. Ja siis, justkui oleks see kõik vaid osa suurest mängust, käskisid nad turvameestel mind välja saata. Ma ei öelnud midagi. 2 nädalat hiljem toimus aga midagi ootamatut. Juhatus tegi otsuse, mis tõukas mind hoopis teise valgusesse, nad valisid mu isa asemele mind. Tema nägu, see oli midagi, mida pidin kindlasti nägema. Tema sõnad kukkusid nagu rasked kivid sügavalt kraavist, mitte kaja ega hüüatus, vaid kindel väide, mille edastamine oli nii külm ja hoolimatu, et see rääkis rohkem tema iseloomust kui temast endast. Ruumi valdas see teatud vaikne hämming, mis sageli järgneb, kui midagi ettearvamatut juhtub. Šampanjaklaasid seiskusid poolel teel huulte juurde, vestlused katkestati, teenindaja seisis paigale. Mees minu kõrval teeskles, et kontrollib oma telefoni, kuigi tema pöidla liikumine ei viidanud millegile. Mina ei tundnud mitte midagi, ei kuumust, mis mu põskedesse tõuseks, ei värinat kätes. Ainult puhas teadlikkus igast detailist enda ümber, isa smokki lõige, tema tuttav autoriteetlik hoiak, kuidas ta vaatas minust mööda, nagu oleksin ma midagi, mis on kinni jäänud tema kingade alla, mitte tema tütar. Mu onu naer kostis liiga hilja ja liiga valjult, ta teadis täpselt, kus ta hierarhias asub ja nautis, et kõik teised meeles peaksid seda. Ema silmad pöördusid eemale, mitte selleks, et mind kaitsta või protestida, vaid et vältida ebamugavust, mis kaasnes valiku tegemisega. Hoidsin käed kõhule risti, ei astunud tagasi ega edasi, ei parandanud isa sõnu ega kaitsnud end, ei küsinud, miks. Gala oli just selline üritus, kus maineid kaubeldakse nagu rahaga, must lips, valged orhideed, pallisaal, mis oli täis inimesi, kes rääkisid mõõdetud toonides ruutmeetritest ja tulevastest tuludest. Pärandipered kogunesid, nende perekonnanimesid sosistati austusega. Investorid liikusid ringi rahuliku enesekindlusega, nagu ei peaks nad kunagi seletama, kuidas nad siia jõudsid. Kaamerad ootasid nägusid, mis olid olulised, kui sind siin nähti, siis eeldati, et kuulud siia. Kui sind ei nähtud, siis nagu ei eksisteeriksidki. Mina olin seal, sest mul oli igasugune õigus seal olla. 8% minu pere ettevõttest kuulus mulle, aktsiad, mille mu vanaisa oli mulle jätnud enne oma surma. Jah, need olid hääletud aktsiad, kuid ikkagi aktsiad, piisavad, et saada kvartaliaruandeid, piisavad, et osaleda juhatuse koosolekutel vaatlejana. Piisavad, et muuta mu isa ebamugavaks iga kord, kui ta meenutas, et ei saa mind sundida neid müüma. Ta oli proovinud seda 3 korda 6 aasta jooksul, tehes iga kord üha agressiivsemaid pakkumisi, kuid mina olin alati öelnud ei, ilma selgituseta. Need aktsiad ei olnud rahast, vaid ligipääsust, infost, ukse hoidmisest lahti, mida ta ei saanud lukustada. Ta seisis ruumi keskosas, just seal, kus ta alati asus. Valgus leidis ta kergesti, nagu alati. Ta rääkis enesekindlusega, mis oli omane inimesele, kellele on harjumuseks, et teda kuulatakse ja ruumid ümber tema kohanduvad. Kui ta pöördus ja mind nägi, vilksas tema näos hetkeks ärritus või üllatus, et julgesin üldse kohal olla. Siis ta naeratas, kuid see ei olnud sõbralik naeratus. See oli otsustav, nagu oleks ta valmis väljendama midagi, mis võis muuta kõik. Tema hääl kanti üle rikka seltskonna, kes teda ümbritses, jõudes nende kohale, nagu oleks ta tõstnud oma hääle, et silma paista. See on professionaalne üritus, teatas ta, kuid kedagi ei huvitanud. Hämmastav vaikus venis hetkeks, enne kui mu onu oma naeruga õhku täitis. Rahu, ta on kahjutu, tal pole oskusi ega sissetulekut, lausus ta nagu nali, kutsudes teisi liituma. Rikkalikust seltskonnast kostis mõned närvilised naerud, kuid minu ema jäi vait, nagu ta alati tegi sarnastes olukordades. Mu isa ei teadnud, et mina 6 aasta jooksul olin loonud midagi, mida nad ei näinud. Kui nad mõõtsid mu väärtust hääle ja nähtavuse kaudu, olin mina töötanud Pemberton Capitalis, fondis, mis haldas $400 miljonit ja oli nende peamine panganduspartner. Alustasin analüütikuna ja olin nüüd riskijuhtimise asepresident. Mu nimi ilmus aruannetes, mis läbisid nende advokaatide laudu, kuid nad ei vaevunud kunagi lugema, kes need oli koostanud. Külastus turvameestelt oli alati sama, vaikne, viisakas, treenitud, et eemaldamine näeks välja nagu lahkus, mitte kui väljaviskamine.
Üks käsi osutas väljapääsule, esitades harjutatud vabanduse ebamugavuste pärast. Noogutasin, siledasin oma kleidi esiosa ja tänasin peremeest, nagu lahkuksin varem oma soovil. Ma ei vaadanud tagasi isa poole, ei andnud onu silmadele rahuldust. Ema ei tunnustanud mind, kui uksed minu taga pehmelt sulgusid, häirimata peo jätkumist sees. Koridor oli hämar, vaipkate summutas mu sammud, muusika kaugenes, muutudes kaugeks humiseks. Hingamine oli rahulik, seisin seal hetkeks, oodates, et midagi minus murduks, viha, lein, tuttav alanduse valu, mida olin kogenud nii palju kordi varem. Kuid selle asemel tuli selgus, puhas, stabiilne ja üllatavalt rahulik. See polnud uus, see oli lihtsalt avalik. Õues jahutas öine õhk mu nägu. Parkijad liikusid harjutatud efektiivsusega, mustad autod seisisid sissepääsu lähedal, mootorid sumisesid, uksed avanesid ja sulgusid inimestele, kes kuulusid sinna. Astusin kõrvale, laskes hetkest mööduda. Tantsusaalis oli mu isa juba tagasi oma ringi keskel, mu onu leidnud uue publiku oma naljade jaoks ja ema sulanud taas rahva sisse. Tuba oli ennast kokku korjanud, nagu see alati tegi. Nad arvasid, et see õhtu tähendas minu lõppu, tõestust kõikidest neist uskumustest, et mina ei ole midagi, et ma jään alati märkamatuks. Et 300 inimese ees mind tänavakraamiks, nimetamine oli tõe väljendamine, mitte julmus. Nad eksisid. See õhtu polnud lõpp, vaid viimane peatükk loos, mida olin kirjutanud 6 aastat varem. Loo, millest nad ei teadnud, samal ajal kui nad olid liiga hõivatud oma tähtsuse esitamisega, et seda märgata. 2 nädalat hiljem istuksin ma koosolekuruumis, mis oli palju väiksem kui see tantsusaal, ei lühtrit, ei šampanjat, ei publikut, keda mul muljetada. Ainult üks hääletustabel ja mu isa maailma kokkuvarisemise helid. Olin vait ja lasin endal tõmmata tagasi minevikku, et mõista, mis juhtus sellel päevavalguses täidetud koosolekul. See ei olnud esimene kord, kui ma vaikisin, kuid see oli esimene kord, kui ma tõeliselt taipasin, miks ma olin õppinud vaikselt seisma. Galeriis seistes tulid mälestused üllataval kombel tagasi, kuldsed kandelabraid ja näiliselt harjutatud naeratuste vahel. Tundsin end taas nende uste taga, kus hääled olid madalad ja salajased, just piisavalt vaiksed, et mind välja jätta. Olin 23-aastane, kui meie pereteäri hakkas muutuma. Minu isa oli ehitanud midagi tagasihoidlikku ja teinud sellest midagi märkimisväärset, kuid see märkimisväärsus hakkas paisuma, nõudes varjatud strateegiaid ja täpset positsioneerimist. Meie kodus hakkas keel muutuma, sõnad nagu ajastus, avaldamine, tiiak, strateegiline kannatlikkus asendasid vanad jutud projektidest ja plaanidest. Otsused viidi suletud uste taha, koosolekud toimusid söögilauas, kus mind ei olnud, ja seejärel töötubades, mis asusid kuskil mujal. Kuulsin koridorist vestluse suminat ja sain rütmist aru, et minu kohalolek oleks ebamugav. Keegi ei öelnud mulle, et ma ei tohiks tulla, nad lihtsalt lõpetasid küsimise. See ei olnud julmus, pigem efektiivne lähenemine. Mu isa uskus hoogsusesse ja hoog ei peatunud, et seletada end kellelegi, keda ta ei pidanud oluliseks. Minu postkastist kadusid e-kirjad ning kalendrikutsed ei tulnud enam. Õppisin välistamise kuju mitte läbi vastasseisu, vaid läbi väljajätmise. Kui küsisin koosoleku kohta, oli vastus alati sama, täiskasvanute asjad, keerulised asjad, mitte midagi, mille pärast muretseda. Selle sõnastus oli oluline, see ei süüdistanud mind võimetuses, vaid eeldas seda. Eeldused, kui need on kord paika pandud, vajavad harva kaitsmist. Mäletan esimest korda, kui ma vastu hakkasin. Üks agressiivne laienemisplaan oli pereteenistuses ringelnud, selline, mis paberil näeb muljetavaldav välja, kuid lähedalt vaadates on habras. Olin numbreid lugenud ja mul oli praktilisi küsimusi, mitte dramaatiliselt tõstatatud. Õhtusöögil, kui vestlus avanes, küsisin ma, mu isa ei tõstnud häält, ei vaadanud mind, vaid lõpetas oma lause ja jätkas, nagu ma poleks rääkinud. Mu onu naeratas ja mu küsimuse muundas naljaks idealismist, noorusest ja sellest, kuidas tõeline maailm töötab. Laua ümber naerdi pehmelt, kergendus tundes, et pinged olid lahendatud. Mu ema puudutas mu kätt ja tõmbas mind kõrvale, tema hääl oli madal ja ettevaatlik, ära tee asju hullemaks. See oli nõuanne, mis oli antud kaitseks, ja see oli pelgalt õppetund. Rääkimine ei avanud vestlust, see lõpetas selle. Ma ei saanud karistatud küsimuste eest, vaid mu kohalolek toimetati välja. Rääkides kaotad oma koha kiiremini kui ootades.
nii ma ootasin ja vaatasin, kuidas mu perekond kohandub märkimisväärse kergusega. Nad said mugavaks mu reaktsioonide puudumisega, rääkides minust, kui ma seal istusin, ja kohtlesid mu kohalolekut neutraalselt, nagu mööblit, mis oli alati nurgas. Nad täitsid vaikus oma kindla enesetunde ja see oli juba harjumus. Kord, kui keegi ei protestinud, lõpetasin ma küsimise, kas neil võiks olla põhjus. Ma lõpetasin mõtlemise, kas nad jälgivad, mis toimub. Mina jälgisin, aga mitte kaebuste, vaid mustrite nimel. Omandasin oskuse märkida, kes räägib, kui õhkkond pingestub, kes loobub, kes katkestab ja kes ülekaalus. Olin tunnistajaks otsuste kordumisele kuni selleni, et suutsin neid ennustada. Valvasin tähelepanelikult, mida öeldi valjult ja mida otsustati vaikselt. Mu vanaisa oli ainus, kes seda kõike märkama suutis. Ta oli siis 81-aastane, teravmeelne, kuigi käed värisesid ja hääl oli nõrk. Ühel pärastlõunal, 6 aega enne tema surma, palus ta mul sõita teda arsti vastuvõtule. Pool teed sõites ütles ta, et pean peatuma. Me istusime toidupoe parklas, mootor töötamas, ja ta ütles midagi, mida ma ei unusta kunagi: sinu isa arvab, et vali on sama, mis tugev. See ei ole tõsi. Need, kes püsivad, on need, kes õpivad olema vaikselt. Ma ei teadnud, mida vastata, ja tundus, et ta ei ootagi vastust. Nädala pärast helistas tema advokaat ja teatas, et mu vanaisa on oma testamenti muutnud. 8% ettevõtte mittehääletavatest aktsiatest jäeti otse mulle, mitte mu isale, mitte usaldusfondile, mida mu isa juhtis, vaid minule. Mu isa vaidlustas selle, kuid advokaadid ütlesid talle, et ta kaotab, sest dokumentatsioon oli veenev. Mu vanaisa oli seda plaaninud juba mitu kuud. Need aktsiad muutusid mu ankruks, mitte raha pärast, vaid sellepärast, et nad tähendasid, et mind ei saa täielikult hävitada. Ma sain iga kvartali aruande, võisin osaleda igal juhatuses koosolekul. Ma teadsin alati, mis toimub, isegi kui keegi ei soovinud, et ma seal oleksin. Mu isa tegi järgmise 6 aasta jooksul aktsiate ostmise ettepaneku 3 korda, iga pakkumine oli kõrgem kui eelmine. Igal korral ütlesin ma ei. 3. korral lõpetas ta viisakalt küsimise ja nimetas mind kättemaksuhimu täis inimeseks, kes hoiab kinni millestki, mida ma ei mõistnud, lihtsalt pahameelest. Ütlesin talle, et aktsiad ei ole müügiks. Pärast seda ei rääkinud ta minuga 4 kuud. Mu perekond eksis mu vaikuse tõlgendamisel, arvestades seda ebaõnnestumisena. Nad mõõtsid väärtust helitugevuse ja nähtavuse kaudu. Nad eeldasid, et kui ma ei suru end peale, ei liigu ma edasi. Nad eksisid. Vaikus ei olnud tühjus, see oli ettevalmistus. See oli ruum, mida mul oli vaja, et luua midagi, mida nad ei näinud. Ja samal ajal, kui nad rääkisid üle minu, rääkides endale lugu sellest, kes ma olin ja mida mul puudu oli, õppisin ma seisma paigal, ilma et mind kustutataks. Aastaid hiljem seistes kala eelõhtul koridoris, sai see arusaam selgeks ja üllatas mind oma selgusega. Alandamine ei olnud midagi purustanud, see oli kinnitanud seda, mida ma juba teadsin. Nad olid mind nii kaua alahinnanud, et see oli muutunud refleksiks. See alahindamine oli andnud mulle midagi, mida nad kunagi ei olnud kavatsenud pakkuda, aega. Ja ma olin kasutanud iga hetke. Ma ei lahkunud nii, et keegi hiljem oskaks näidata ja öelda, et just siis kadus ta. Ei olnud ühtegi teadet, ei olnud tüli, ei olnud dramaatiliselt ukse paugutamist. Ma lihtsalt lõpetasin kohal käimise. 3 nädala pärast mu vanaisa matuseid kolisin ma Bostoni. Mul oli rahanduse kraad, mille mu perekond pidas. Oli soe suveõhtu, kui mul õnnestus lõpuks leida oma koht, väikese stuudiokorter, mille olin üürinud Somervillis. Seinte vahel kostusid naabrite sammud, aknast avanes vaade parkimisplatsile ja radiaator klõbises öösiti nagu vanad mälestused. See oli esimene kord, kui elasin kohas, mille valisin ise, mitte keegi mu perest. Hommikul, kui esmakordselt uue korteri voodis ärkasin, venisid minutid nagu tükid soolase mereveega täidetud aeglaselt voolavatest lainetest. Kuulsin ülevalt, kuidas keegi kõndis, ukse sulgumist koridoris ja allpool liiklusmüra, mis segunes vaikse hommikuga. Keegi ei teadnud, kus ma olin, keegi ei oodanud mind hommikusöögile, keegi ei küsinud, miks ma ei ilmunud koosolekule, kuhu ma polnud kunagi kutsutud. Vabadus, mis selles uues eluetapis pidi olema rõõmustav, tundus hoopis nagu seismine kalju äärel, kus polnud piiret, mis mind kinni hoidis. Otsustasin, et pean leidma endale töö.
6 nädala jooksul saatsin välja 47 töösoovi, sain vastuseid 11 LT, intervjueeriti mind 7 korral, kuid ainult üks neist lõppes positiivselt. Tõrjumised tulid erinevates vormides, mõned viisakates e-kirjades, mis saabusid vähem kui 24 tunni jooksul, ja mõned telefonikõned, mille hääl teisel pool näis peaaegu vabandavat, justkui nad teeksid mulle teenet, et ei raiska mu aega. Üks vastus oli lihtsalt vaikus, mis venis nädalateks, kuni ma mõistsin, et vaikimine on vastus. Need nädalad õpetasid mulle asju enda kohta, mida ma polnud kunagi varem õppinud. Kuidas kirjutada kaaskirja, mis ei kõlaks meelheitlikult? Kuidas vastata küsimustele oma kogemuste kohta ilma perenime mainimata? Kuidas istuda ooteruumis koos 6 teise kandidaadiga, samas varjates oma hirmu? 7. intervjuu toimus Pemberton Capitalis, fondis, mis haldas $400 miljonit ja keskendus kinnisvara ning külalislahkuse investeeringutele. Nad otsisid noore analüütiku, kellele pakuti aastapalka $85,000. See tundus mulle suur summa, kuni ma arvutasin välja Bostoni üüri ja üliõpilaslaenud ning mõistsin, et see tähendaks mugavust, kuid mitte rikkust. Kuid see ei olnud mu jaoks oluline, ma tahtsin lihtsalt tööd. Intervjuu viis mind Diane Hollisteriga, haldusülevaate juhiga, kes oli 58-aastane ja olnud rahanduses 30 aastat, omades maineid, et teda on peaaegu võimatu muljetada. Tema büroo oli väike ja segamini failidega, kohvi või vetta mulle ei pakkunud ega naeratanud, kui sisse astusin. Ta küsis, miks ma seda tööd soovin. Vastasin ausalt, olin aastaid vaadanud, kuidas halbu otsuseid tehti. Tundsin, et pean õppima eristama enesekindlust ja pädevust ning olin väsinud ruumidest, kus võitis alati kõige valjem hääl. Ta vaatas mind pikalt, tema näoilme ei muutunud, kuni lõpuks ütles, siia sobid sa hästi. Aga ma ei sobinud esialgu hästi. Esimesed 6 kuud olid karmid viisil, mida ma polnud oodanud. Arvasin, et mõistan, mis on raske töö ja surve, kuid eksisin. Esimene viga juhtus 3 nädalat hiljem, kui mind määrati hindama väikese jaotuskeskuse laenulepingut Connecticuti osariigis. Minu ülesanne oli üle vaadata kokkulepped, mis tundusid esmapilgul lihtsad, kuid peitsid endas palju rohkemat kui silmaga näha. Diane istus oma büroos, kandes enda kohaliku autoriteedi aura. Laual lebas mu raport, milles olin 2 korda läbi vaadanud laenulepingute tingimused, mis kaitsesid laenuandjat, kui midagi peaks valesti minema. Olin märganud 2 väikest probleemi, mis tundusid alguses olematud, kuid Diani pilk ütles rohkem kui sõnad. Sa jätsid vahele ristvõlgnevuse klausli, ütles ta rahulikult, kuid kindlalt. Kui laenuvõtja ei suuda täita oma kohustusi mõne teise laenu osas, siis aktiveerub ka see laen. Neil on 3 muud kinnisvara, millel pole laenu. Kas sa kontrollisid neid? Mõistsin, et olin unustanud neid vaadata. See tõdemus tegi mu südame raskeks. Diane andis mulle hetke aega, et oma eksimust seedida, enne kui jätkas, selles ametis on see, mida sa ei leia, palju valusam kui see, mida sa leiad. Alusta uuesti. Nii ma siis alustasingi, jäädes kontorisse kuni kella 11 nii õhtul. Otsisin hoolikalt ja leidsin 2 veel puuduvat probleemi. Tehing suleti lõpuks, kuid mu muudetud tingimused kaitsesid fondi. Tänu ei tulnud kelleltki ja see polnud vajalik, olin õppinud midagi, mis jääb minuga kogu mu karjääri ajaks. Kuid järgmine eksimus osutus veelgi kohutavamaks. 4 kuud hiljem sain ülesande koostada põhjalik kokkuvõte potentsiaalsest investeeringust Philadelphias asuvasse hotelli. Tähtaeg oli reedel kell 12 ja partnerid kohtusid müüjaga esmaspäeva hommikul. Kõik sõltus minu raporti täpsusest ja täielikkusest. Kahjuks alahindasin töö ulatust, arvates, et jõuan lõpetada neljapäeva õhtuks. Olin valesti hinnanud umbes 18 tundi. Kolmapäeva õhtul taipasin, et ei jõua õigeks ajaks valmis. Olin 2 valiku ees, kas paluda abi ja tunnistada, et olin ajakava valesti hinnanud või üritada üksinda edasi rühkida ja loota, et suudan aega tagasi võita. Kahjuks valisin vale tee. Tööisin kolmapäeva öösel kell 3 ning seejärel taas neljapäeva öösel. Reedeks olin 2 päevaga maganud vaid 6 tundi ja ekraani vaatamine tegi mu silmad tuikama. Esitasin raporti kell 11:45, 15 minutit enne tähtaega. Kuid seal olid vead, mitte suured, kuid siiski 2 kohas olid numbrid vahetatud, 1 lõik kordas ennast ja järeldus viitas diagrammile, mille olin unustanud lisada.
Robert Alcott, juhtiv partner, kutsus mind oma büroosse pärastlõunal. Ta oli 62-aastane, hõbedaste juustega ja omas sügavat autoriteeti, mis pani inimesi teda kuulama. Ta ei tõstnud kunagi häält, sest tal ei olnud selleks vajadust. Küsis, mis juhtus. Rääkisin tõtt, olin alahindanud töömahtu ja olin liiga uhke, et abi küsida. Häbi on mul, lisasin. Ta noogutas aeglaselt ja ütles midagi, mis on mulle igaveseks meelde jäänud, kõik teevad vigu. Küsimus on selles, kas teed sama viga 2 korda. Kas sa mõistad, mis valesti läks? Vastasin, et oleksin pidanud varem abi küsima. Tema pead raputamine oli selge. Sa oleks pidanud teadma, et vajad abi enne, kui alustasid. Teades, mida sa ei tea, on see kõige olulisem oskus selles äris. Kui sa seda ei õpi, siis sa siin kaua ei püsi. See õppetund jäi minuga, kui mu 3. eksimus ähvardas mu karjääri Pembertonis enne selle algust. 7 kuu pärast olin kopeeritud e-kirjade ahelasse, mis käsitles kliendi koosolekut. Kliendiks oli piirkondlik arendaja, kes RHD Islandi ühe uue projekti ettevalmistamisel, mis oli segakasutusega hoone, leidsin end keerulises olukorras. Minu ülesanne oli koostada taustmaterjalid, mitte midagi keerulist, lihtsalt kokkuvõtte kliendi ajaloost fondiga ja kõik asjakohased turuandmed. Valmistasin materjalid ette, sidusin need e-kirjaga ja kirjutasin kliendi nimesaaja väljale. Kahjuks ei märganud ma, et olin valinud vale kontakti. Meie süsteemis oli 2 inimest sarnaste nimedega, üks oli klient, teine konkurent, kes oli 6 kuud tagasi ebaõnnestunud tehingus osalenud. Saatsin konfidentsiaalse kliendi teabe valele inimesele. Mõistsin oma viga umbes 4 sekundit pärast saada nuppu vajutamist. Tunne, mis mind üle voolas, oli midagi sellist, mida ma polnud kunagi varem kogenud. See polnud just hirm, vaid midagi külmemat, teadmine, et olin teinud midagi, mida ei saa enam tagasi võtta. Kiirelt läksin Diani juurde, mitte üritades midagi varjata või ise parandada. Tõdesin talle ausalt, mida olin teinud. Ta vaikis hetkeks, siis haaras telefoni ja helistas otse konkurendile. Seisin seal ja kuulasin, kuidas ta olukorda selgitas. Ta oli rahulik ja professionaalne, küsides, et konkurent kustutaks e-kirja ilma manuseid lugemata. Ta tänas teda diskreetsuse eest ja konkurent nõustus. Kas ta tõeliselt kustutas selle, ilma et oleks lugenud, jääb mulle igavesti arusaamatuks. Kui Diane kõne lõpetas, vaatas ta mind, tema ilme oli mõistatuslik. See oli õige asi, mida teha, ütles ta, et tulla kohe minu juurde. Enamik inimesi oleks üritanud seda varjata. Ma ei teadnud, mida vastata. Ta jätkas, sa teed vigu, kõik teevad. Oluline on see, mida sa pärast teed. Sa käitusid õigesti. Nüüd mine tagasi oma laua juurde ja ära pane mind kahetsema, et ma sind siia jätsin. Naasin oma laua juurde ja tõeliselt, ma ei kahetsenud seda enam. Pärast seda toimus midagi. Mitte dramaatiliselt, mitte üleöö, vaid järk-järgult. Vead muutusid harvemaks ja töö tutuks. Hakkasin mõistma mitte ainult seda, mida otsida, vaid ka seda, miks see oluline oli. Õppisin dokumente lugema nagu Diane, otsides mitte seda, mis on olemas, vaid seda, mis puudub. Õppisin küsima küsimusi, mis kõlasid lihtsana, kuid paljastasid argumendi nõrkused. Õppisin istuma ruumis, kus olid inimesed, kes olid minust targemad ja kogenumad ning andma oma panuse, mõtlema asjadele, mida nad polnud kaalunud. Esimese aasta lõpuks ei olnud ma enam see inimene, keda kõik ootasid, et ta ebaõnnestub. Olin lihtsalt üks analüütik, kes tegi oma tööd. Teise aasta lõpuks sain vanemassotsiatiks. Tõus tuli ilma pidustuseta, e-kiri Hreilt, tagasihoidlik palgatõus, uus tiitel minu visiitkaartidel. Keegi ei korraldanud pidu, keegi ei pidanud kõnet. Diane tuli mu laua juurde, kui edutamine kuulutati välja. Ta ei õnnitlenud mind, vaid ütles, nüüd algab tõeline töö. Ta oli õigus. Kaugelt jätkas mu pere oma elu nagu alati. Kuulsin neist teateid teise käe kaudu, läbi sugulaste aeg-ajalt saadetud e-kirjade või killukeste uudistest, mis levisid ühiste tuttavate kaudu. Olin eksleja, ütlesid nad, võttes aega, ikka veel sõnu otsides. 3. aasta Pembertonis tõi endaga kaasa ootamatu avastuse, ma astusin ruumi, kus keegi ei olnud enne minu esimesi sõnu mind määratlenud. See ruum, kuhu ma sisenesin, ei paistnud sugugi oluline.
Esimene asi, mida ma märkasin, olid tavalised hallid seinad ja pikk laud, mida oli aastate jooksul korduvalt kasutatud. Ei ühtegi luksuslikku kristalllühtrit ega silmapaistvaid pindu, mis oleksid viidanud päranditud varandusele. See oli 7. korrusel asuv konverentsiruum, kus kohvikruusid seisid elektripistiku lähedal, otse kui mõtlemata, ja vaip oli ukse juures kulunud, seal, kus sajad jalad olid sama rada käinud. Aknad vaatasid teise kontorihoone poole, piisavalt lähedale, et võis näha inimesi nende laua taga, kui vaid veidi vaadata. Inimesed saabusid ilma pidulikkuseta, viskasid oma kotid maha ja avasid märkmeplokid, alustades vestlust, enne kui kõik olid oma kohtadele istunud. Kui mina sisse astusin, ei vaadanud keegi üles. See tähelepanu puudus ei tundunud mulle enam tagasilükkamisena, vaid hoopis neutraalsusena. Selles ruumis ei huvitanud kedagi mu perekonnanimi, ei tuntud minu vanaisa aktsiaid ega isa ettevõtet ega ka neid peresööke, kus ma olin õppinud vaikima. Ma olin lihtsalt keegi, kellel oli märkmeplokk, veel üks hääl, millel võis olla või mitte väärtust. Istusin laua lõpus mitte sellepärast, et peituda, vaid sellepärast, et keskel olemine ei olnud vajalik. Vestlus liikus juba, hääled kattusid, kui inimesed üritasid oma seisukohti kehtestada. Arvamused tulid kiiresti, segatud enesekindlusega ja sujuvaid väljendeid esitati nagu akrediteeringuid. Ma kuulasin mitte passiivselt, vaid sihikindlalt. Märkisin, kes rääkis esimesena, kes kordas end, kes kasutas valjamat häält, et asendada selgust ja kes esitas küsimusi, mis paljastasid teiste eeldustes olevat tühimikud. Aastaid olin õppinud lugema ruume, kus ma polnud teretulnud, nüüd kasutasin neid oskusi ruumis, kus mul oli igasugune õigus viibida. Arutelu liikus tuttavas suunas, räägiti potentsiaalsest investeeringust mitmeotstarbelisse arendusse Austinis. Numbrid tundusid head, arendajal oli tugev taust ning kõik soovisid edasi liikuda. Ruumis oli optimistlik ja peaaegu innukas energia. Siis katkestas praktiline küsimus, mille esitas Diane Hollister, kelle hääl kõlas rohkem väsinuna kui muljet avaldavana. Mis juhtub, kui peamine üürnik loobub enne ehituse lõpetamist? Küsimus jäi vastuseta, rippuma nagu udune pilv, paljastades, et selles vestluses olid peidetud nõrkused. Järgnes paus, pilgud liikusid, keegi köhatas. Üks vanem kaaslane alustas rääkimist, kuid siis jäi ta vait. Oli selge, et ma polnud vastuses kindel. Rääkisin siiski mitte sellepärast, et mind kuulda taheti, vaid kuna olin eelmisel õhtul lepingud läbi lugenud ja avastanud midagi, mis oli teistel silma jäänud. Peamine üürnik oli seotud lõpetamisklausliga, mis puudutas ehitusviivitusi. Kui projekt venis rohkem kui 90 päeva graafikust ette, said nad lepingust lahkuda minimaalsete karistustega. Arendaja viimased 3 projekti olid keskmiselt 112 päeva graafikust maas. Keegi ei plaksutanud, keegi ei naernud, kuid ruum muutus. Tootlikkus, mida olin õppinud ära tundma, toolid pöördusid veidi minu suunas, pastakas liikus, keegi kirjutas midagi üles. Tähelepanu koondus mitte valjult ega heldelt, vaid kindlalt. Tehing ei edenenud. 2 nädalat kestnud analüüs kinnitas seda, mida olin juba öelnud, risk oli liiga suur. Pärast seda kohtumist hakkasid inimesed minuga rääkima ilma etteasteteta. Järgnevate küsimuste voog oli täpne ja selge. Vastasin neile samamoodi nagu esimesel korral, selgelt, ilma ruumi endale nõudmata. Oluline oli, et ma ei üritanud ennast liialt müüa. Sellistes ruumides loetakse esinemist ebakindluseks, enesekindlus ei vaja kaunistusi. Diane hakkas mulle seejärel keerukamaid ülesandeid andma, mitte preemia eest, vaid proovimiseks. Ta viskas mu lauale kaustad, mille sisu selgitamata, dokumentide virn potentsiaalse omandamise kohta, finantsaruanded, mis ei klappinud, leping, mille keel tundus tavaline, kuid millel oli vale tunne. Selgita, mis on valesti, ütles ta ja lahkus. Esimese paariga veetsin tundeprobleemide otsimisel, mis osutusid ilmselgeks, kui need leidsin varjatud kohustused jalus, üürileping, mille tingimused ei vastanud kokkuvõttele, prognoos, mis põhines toetust mitteomavatel eeldustel. Iga kord, kui tõin oma avastused talle, kuulas ta ilma emotsioonita. Siis küsis ta küsimusi, mitte et mind vaidlustada, vaid et näha, kas ma mõistsin, miks see oluline oli, millised oleksid tagajärjed, kui me oleksime midagi maha maganud, kes oleks saanud haiget ja kui halvasti. Ta õpetas mind mõtlema kaugemale vahetust probleemist, nägema suurt pilti, mitte ainult minu ees olevat tükki. Ühel pärastlõunal, umbes 4 kuud pärast Austini koosolekut, palus ta mul jääda pärast meeskonna ülevaadet.
sul on head instinktid, ütles ta. See oli kõige lähem, mida olin temalt kunagi komplimendina kuulnud. Aga instinktid ei ole piisavad, sa pead õppima neisse usaldama, ilma et muutuksid ülbeks. Ma ei olnud kindel, kuidas vastata. Ta jätkas, olen näinud palju andekaid inimesi põleda, kuna nad hakkasid uskuma oma mainele. Nad lõpetasid töö tegemise, eeldades, et nad näevad probleeme ilma neid otsimata. Just siis juhtubki vigu. Ma noogutasin. Ta vaatas mind kauem kui tavaliselt, sa ei ole selline, vähemalt veel mitte. Hoia seda nii. See oli kõige rohkem, mida ta kunagi ühes vestluses minuga jaganud oli. 6 kuud pärast Austini tehingut kutsus Robert Alcott mind pärast partnerite koosolekut jääma. Olin kutsutud vaatlejana märkmeid tegema ja oli esmakordne, kui leidsin end ühes ruumis kõigi 4 juhtiva partneriga, kes olid kõik kohal. Kohtumise teemaks oli portfellihaldus, mille üle ma enamasti lihtsalt kuulasin, mitte ei katkestanud. Siiski ühel hetkel küsiti Denveri kinnisvara kohta, mis ei olnud just parimas seisus. Ilma pikemalt mõtlemata märkisin, et kinnisvarahalduse firma oli vahetunud 6 kuud tagasi ning uus ettevõte oli tuntud kulude kärpimise poolest, mis omakorda mõjutas üürnike säilitamist. See oli vaid väike tähelepanek, millest polnud kindel, kas keegi oli kuulnud, kuid pärast kohtumise lõppemist viibis Robert veel ruumis ning palus mul jääda. Sa tabasid midagi, mida keegi teine ei märganud, ütles ta, mille peale noogutasin, teadmata, mida vastata. Ta langetas oma selga toolile ja vaatas mind oma väikese, raamaturikka kontori seintelt, mis olid kaetud kaustade ja raamatute, mitte auhindade ja fotodega, nagu ma olin mujal näinud. Olen seda tööd teinud 35 aastat, jätkas ta. Sa tead, mida olen õppinud. Inimesed, kes jäävad, ei ole need, kes kõige rohkem räägivad. Nad on need, kes näevad seda, mida teised ei taha näha. Ta ei öelnud enam midagi, sest ei olnud vaja. Just sel hetkel taipasin, et oskused, mille olin oma perega ellujäämiseks arendanud, polnud mitte nõrkused, vaid varad. Olin harjunud vaatama, ootama ja märkama, mida teised liiga hõivatud olid, et tähele panna. Need samad omadused, mis mu kodus nähtamatuks tegid, olid siin väärtuslikud. Oma pere maailmaga võrreldes teravnes kontrast kiiresti. Nende staatus sisenes ruumi enne, kui inimene ise sinna jõudis, autoriteet oli vali ja pärandatud, kinnistatud kordumise ja saavutustega. Siin aga oli ettevalmistamine see, mis loitis, tulemused olid need, mis tõid tunnustust. Keegi ei hoolinud, kelle tütar ma olin või mida mu perekonnanimi kunagi tähendas. Istudes selles segases kontoris, kus pärastlõuna valgus hämardus, taipasin, et olin leidnud midagi, mida ma ei teadnud, et otsin, koha, kus pädevus rääkis valjemini kui pärand, kus ei pidanud olema sündinud usaldusväärsusse, et seda teenida. Peagi järgnesid uued kutseid, piisava vahega, et katsetada minu järjepidevust. Kohtumine, siis järgmine, keerukamad tehingud kõrgemate panustega. 4. aasta lõpuks soovitas Diane mind ametikohale, mis tähendas, et hakkasin juhtima oma hindamisi, tehes ettepanekuid otse partneritele, võttes vastutuse otsuste eest, mis võisid fondile maksma minna miljoneid, kui eksisin. Uue tiitliga kaasnes palgatõus ja väike kontor, kuid see, mis tõeliselt tähtis, oli see, mida see esindas. Ma ei pidanud enam katsetama, vaid mind usaldati. Nüüd, kui ma rääkisin, oli see oodatud, kui ma ei rääkinud, küsiti minu arvamust. Minu puudumine kohtumisest oleks märgatud. See oli muutus. Reegel, mille olin endale seadnud, leidis kinnitust, ma ei pidanud kuulutama, kes ma olen, ei pidanud parandama eeldusi ega selgitama oma ajalugu. Aeg, mida olin õppinud, oli palju võimsam liitlane kui seletamine kaugelt. Oli üha enam selge, et teised uskusid oma lugu minu kohta, et ma olin eksinud, et raiskasin oma potentsiaali. Nad ei näinud, et ma olin juba 4 aastat midagi ehitanud, mis nende silmade eest varjus oli. Iga 4-kuine aruanne koos minu analüüsidega läks nende advokaatide ja raamatupidajate lauale. Fond, millele nad oma rahastamist toetasid, sõltus järjest enam minust. Ma mõtlesin, et veel 2 aastat õppimist, 2 aastat jälgimist ja siis olen valmis. Minu 5. aasta Pembertonis tõi aga ootamatu pöörde. Muutus tundsin ma enne, kui oskasin seda sõnadesse panna. Sõnumid, mis varem võtsid päevade kaupa vastuse saamiseks, hakkasid nüüd saabuma tundide jooksul. Kalendrid, mis olid tundunud muutumatud, hakkasid ilma seletuseta painduma.
kohtumised, mis toimusid minu osaluseta, hakkasid äkitselt toimuma vastavalt minu ajakavale. Keegi ei öelnud midagi, ei õnnitlusi, ei muutunud toone, ei ametlikke teadaandeid, ootus oli asendanud viisakuse. Just see andis mulle mõista, et midagi põhimõttelist oli muutunud. Ma ei olnud enam lihtsalt keegi, keda fond arendas, vaid keegi, kellele fond toetuma hakkas. 6 kuud pärast seda, kui olin oma 5. aasta lõpetanud, tulid mu ametikõrgenduse uudised riskide asepresidendiks. See ei olnud üllatus, Diane oli mind selleks ette valmistanud, andes mulle rohkem vastutust ja astudes tagasi otsustest, mida ta varem ise tegi. Kui kuulutus tehti, noogutas ta lihtsalt mulle konverentsilaua üle, justkui öeldes, et lõpuks ometi. See uus tiitel tähendas, et olin nüüd vastutav iga suure tehingu lõpliku kinnitamise eest, mida fond arvesse võttis. Mitte miski ei liikunud edasi ilma minu hinnanguta, mitte miski ei sulgenud ilma minu heakskiiduta. Selle vastutuse kaal vajus mu õlgadele järk-järgult, nagu raskustunne, mida ei tundnud enne, kui proovisid mantlit seljast võtta. Olin 30 aastat vana, olin Pembertonis olnud 5 aastat ja olin nüüd üks tähtsamaid inimesi fondis, mis haldas $400 miljonit. Irooniana ei jäänud see mulle märkamatuks, mu perekond ikka veel arvas, et ma olen eksinud. Minu uue positsiooni esimene tõeline proovikivi tuli müra keskel. Üks tehing oli kokku varisemise äärel, mitte dramaatiliselt, vaid vaikselt, nagu tihti juhtub, kui aluseks olev struktuur ei ole piisavalt läbi mõeldud. Igalühel oli oma arvamus, mis tuli kiirelt ja enesekindlalt. Hääled kattusid konverentsiruumi seinte vahel, lahendusi pakuti ja loobuti neist samas hingetuks. Ruum nõudis kiirus, see soovis kinnitust, ent selgust tal polnud. Istusin laua otsas ja kuulasin. Ma ei pakkunud välja vastust, ei püüdnud kaost rahustada, vaid ootasin. Siis pöördus Robert Alcott minu poole, mitte kõrvalmõttena, mitte ühe hääle hulgas, vaid inimesena, kelle ülesanne oli näha seda, mida kõik teised olid tähelepanuta jätnud. Mida sina arvad, küsis ta. See oli esimene kord, kui küsimus kõlas minu uue tiitli täie kaalu all. See oli Hartwell Hospitality tehing, $85 miljonit refinantseerimist butiikhotellide kettidele, millel oli 4 kinnisvara edelaosas. Dokumendid olid korras, investorite esitlus oli viimistletud ja põhjalik kontroll oli tehtud. Oli päev, mil noore meeskond oli lõpuks oma töö lõpetanud, kuid midagi ei andnud rahu. Kõik tahtsid, et projekt saaks tehtud ja tasud, mis sellega kaasnesid, tõstaksid meie kvartali numbreid märkimisväärselt. Siiski, hinges oli tunne, et usaldus, mis ruumis kasvama hakkas, liikus kiiremini, kui faktid toetada suutsid. Küsin dokumentide järele, kuid nägin, et keegi ei tahtnud algseid esitusi, tütarfirmade struktuure ega lepinguid iga kinnisvara kohta uuesti läbi vaadata. Inimesed vaatasid mind, nagu oleksin oma aega raiskamas. Tehing oli valmis sulgema, miks ma küsisin paberite järele, mis juba läbi vaadatud olid. Ma ei selgitanud end, vaid jätkasin dokumentide nõudmist. Nädala pärast avastasin midagi, millest kõik teised olid mööda vaadanud. Hotelliketi finantsjuht oli vaikselt pannud 2 ettevõtte kinnisvara isikliku laenu tagatiseks, laenades $12 miljonit varade arvelt, mis pidid kindlustama meie investeeringu. See teave oli peidetud tütarfirmade esitustes, mida keegi ei olnud vaevunud üle kontrollima, sest keegi ei oodanud sealt midagi leida. Tütarfirma nimi oli teine, esitamine toimus teises osariigis, seda tuli osata otsida, aga keegi ei osanud. Kuid see polnud veel kõik. Nende investori esitluste majutusmäärad olid arvutatud ebatavalisel meetodil, mis paisutas numbreid 15%. Nad arvestasid tube hõivatud, kui need olid kuu jooksul broneeritud, isegi kui broneering hiljem tühistati. Kui ma arvutasin ümber, kasutades tööstusstandardeid, langes nende lipulaeva kinnisvara Scottsdalis 78% hõivatuselt 63%. See muutis kõike nende rahavoogude prognoosides, kinnisvara, mis pidi olema kogu kett, vaevas vaevu tasakaalu saavutamist. Ja see ei olnud veel kõik. Nende 4 hotellist üks, ajalooliseks muudetud hoone Santa Fe's, seisis silmitsi Ada vastase kohtuasjaga. Hoone algne arhitektuur tegi ratastooliga ligipääsu peaaegu võimatuks ilma suurte struktuursete muudatusteta, mille remondikulusid hinnati $3–4 miljoni vahele. Kohtuasja oli esitatud 8 kuud tagasi, kuid see ei olnud üheski meie kätte jõudnud materjalis kajastatud.
Koostasime 40-leheküljelise aruande, kuhu dokumenteerisin kõik, sealhulgas tütarfirmade esitused, ümberarvutatud hõivatusmäära ja kohtudokumendid kohtuasja kohta. Lisasin ajakava, mis näitas, kui kaua iga probleem oli hotelliketi juhtkonnale teada olnud ja millal nad oleks pidanud meid sellest teavitama. Soovitasin tehing kohe peatada. Partnerid polnud rahul. Tehing oli juba sisemiselt välja kuulutatud, suhted hotelliketi omanikega olid mängus, tasud olid prognoositud kvartali ennustustesse ning boonused arvutatud nende prognooside põhjal. Üks vanematest partneritest, David Webb, kes oli tehingu Pembertonile toonud, tõmbas mind pärast oma leidude esitust kõrvale. Tema nägu oli pinges, peaaegu kontrolli alt väljas vihast. Kas sa mõistad, mida sa teed, küsis ta. Kas sa mõistad, mida see tähendab fondile ja suhetele? Aastaid oli möödunud, mil olin ehitanud oma karjääri ja õppinud, millised ohud varitsevad, kui tehingud ei toimi nii, nagu peaks. Sel hetkel, seistes vastamisi Robert Alcottil, tundsin, kuidas iga sõna kaalu tõi. Ta kummardus minu poole, tema hääl muutus madalamaks ning küsis, kas sa oled valmis olema see inimene, kes tappis $85 miljonit tehingu, põhinedes paberite vigadel. Vaatasin talle julgelt otsa ja vastasin, olen valmis olema see, kes tegi oma tööd. Ta jäi mind pikalt vaatama, enne kui pöördus ja lahkus, ütlemata ühtegi sõna. Lõplik otsus tehti Robert Alcotti poolt. Me otsustasime otsekohe hotelliketi rahandusdirektoriga silmitsi seista. Me andsime talle võimaluse selgitada, mis oli valesti, enne kui me tehingust täielikult loobuksime. Kohtumine leidis aset 3 päeva hiljem, kui rahandusdirektor lendas Bostonisse koos 2 advokaadiga ja ettevalmistatud avaldusega, kus ta rääkis valekommunikatsioonist ja administratiivsetest tähelepanematustest. Kui ma näitasin talle tütarettevõtte dokumenti koos tema allkirjaga, muutus ta kahvatuks. Tema advokaadid palusid vaheaega, kuid nad ei naasnud enam laua taha. Nädala jooksul lahkus rahandusdirektor ametist ning tehing kukkus kokku. Hotelliketi juhatus alustas sisemist uurimist, mis paljastas lisaks veel rahalisi ebaõigusi, millest me isegi teadlikud ei olnud. 3 kuu pärast esitas Hartwell Hospitality Group pankrotiavalduse, tõestades, et kõik mured, mille olin tõstatanud, olid õiged. Omandid olid väärt vähem kui pool nende deklareeritud väärtusest ning rahavoogude prognoosid olid pelgalt väljamõeldis. Kui me oleksime tehingu lõpetanud, oleks fond kaotanud vähemalt $30 miljonit, võib-olla isegi rohkem. Kuid kas see tulemus kätkes endas suurt pidustust? Ei olnud mingit dramatiikat, mingit šampanjat ega kõnesid vältitud katastroofist. Kuid inimesed hakkasid mind teistmoodi vaatama. Robert Alcott tuli nädal pärast pankrotiavaldust mu laua juurde. Ta ei istunud, vaid seisis pikalt seal, vaadates mind tänuliku või hoopis millegi muuga täidetud ilmega. Sa päästsid meid, ütles ta vaikse häälega. Ma tahan, et sa teaksid, ma tean seda. Seejärel lahkus ta. David Webb ei vabandanud kunagi. Ta ei tunnustanud, et olin õige, kuid ta lõpetas oma vastuväidete esitamise koosolekutel. See oli piisav tunnustus. Pärast seda hakkas mu nimi ilmuma vestlustes, kus ma ei osalenud. Mitte kiidusõnades, vaid viidates, et Evelyn märkis, et kui Evelyn on nõus, siis on kõik korras. Minust oli saanud usaldusväärsuse sümbol, vaikne märk, et midagi oli korralikult kaalutud. Klientide küsides meie põhjalikkuse protsessi kohta, mainisid partnerid mind nimepidi. Kui teised fondid helistasid, et küsida potentsiaalsete tehingute kohta, uurisid nad, kas olin paberid üle vaadanud. Ma olin muutunud hädavajalikuks, mitte sellepärast, et olin kõige valjem hääl või kõige vanem inimene toas, vaid seepärast, et nägin seda, mida teised ei näinud ja olin valmis olema ebapopulaarne, et olla õige. 6 aastat, nii kaua oli see aega võtnud. 6 aastat vaatamist, ootamist, õppimist, ebaõnnestumist ja uuesti püsti tõusmist. 6 aastat, mil olin oma pere jaoks nähtamatu, samas kui muutusin hädavajalikuks neile, kellele nad kaugelt toetusid. Minu perekond oli imestusväärse järjekindlusega edasi valesti tõlgendanud mu elu. Nad kuulsid, et ma konsulteerin ja jätkuvalt üritan asju selgeks teha. Mu onu tegi nalju selle üle pühade õhtusöökidel, kuhu ma enam ei ilmunud. Mu isa ei maininud mind üldse, mis oli omamoodi kommentaar. Nad rääkisid, nagu aeg mööduks minust, nagu ma oleksin kinni jäänud mingisse pikendatud vaheajasse, samas kui tõelised esinejad astusid lavale. Irooniliselt oli seda olukorda võimalik peaaegu maitseda.
kuid nad ei teadnud, et Pemberton Capital oli üks nende põhipankade partneritest. Meie fond oli andnud sildrahastust nende 2 arenduse jaoks. Meie riskianalüüsid kuulusid nende laenudokumentatsiooni. Iga kvartali aruanded, kus oli minu analüüs, läbisid nende juristide ja raamatupidajate laudu. Mu nimi oli nende aruannete pealkirjas Evelyn Ashford, riskijuht. Mu isa ei olnud neid kunagi lugenud, tal olid selleks inimesed ja need inimesed ei maininud kunagi minu nime, sest neile ei tulnud pähe, et see võiks tähendada midagi. Ma olin oma peres nähtamatu, samas kui olin hädavajalik neile, kellele nad toetusid. Kõik meie jalge all toimus kiire muutus, kuid keegi mu peres ei olnud sellest aimu 6 aastat hiljem. Alus oli valmis, nüüd oli aeg näha, mida selle peale ehitada. Kohtumine toimus 3 nädalat enne Kalat toas, mis ei ilmuks kunagi ühtegi fotot. Seal ei olnud mingeid loosungeid, ei ajakirjandust ega pidulikke kõnesid, mis oleksid mõeldud muljet avaldamiseks. Ainult pikk laud, suletud uks ja vaikne arusaamine, et seal toimuv on olulisem kui kõik, mis hiljem laval öeldakse. Saabusin alati varakult, nii et seekordki istusin laua ääres, mitte peasa kohtades, mitte midagi signaalides. Arutelu ei alanud nimedega, vaid riskidega. Robert Alcott avas kausta ja tutvustas olukorda emotsioonideta. Mu perekonna ettevõte oli olnud Pemberton Capitali klient 7 aastat. Selle aja jooksul olime andnud sildrahastust 2 arenduse jaoks ja osalenud 3 refinantseerimispakendis. Me tundsime nende raamatupidamist paremini kui enamik väliseid osalisi ja see, mida me teadsime, polnud hea. Keegi meie juriidilisest meeskonnast tõi esile murekohti, ühepoolne otsuste tegemine ilma nõukogu konsulteerimata, laenutingimused, mida oli vaikselt rikutud ja peidetud, pangapartneritega suhted, mis olid kulunud, sest lubadusi ei olnud täidetud, ning investorid, kes olid hakanud küsima juhtimise kohta. Mu isa nimi mainiti ilma erilise tähelepanuta, nagu oleks see olnud struktuurne probleem, stiil versus mõõde, impulss versus protsess. Ettevõte oli kasvanud liiga suureks, et ühe inimese instinktid suudaksid seda juhtida. Otsused, mis olid mu isa 15 aastat tagasi edukaks teinud, olid nüüd need, mis tekitasid riske. Nõukogu oli kaotanud usalduse, pangapartnerid olid kaotanud kannatlikkuse. Keegi ei pakkunud mind mitte otse. Selle asemel kogunesid faktid ja väikesed väited. Tütar on juba 6 aastat tegelenud juhtimisega Pembertonis ja ta tõi esile probleemid Hartwell Hospitalitis. Kuna Kala kutse tuli mulle kätte, tekkis mul tunne, et see hetk on täis tähendust. See polnud lihtsalt tavaline õhtu, vaid minu isa oli valinud selle öö, et näidata oma autoriteeti. Ta uskus, et elus on tähtsad etapid ja hetked, mida tuleb tunnistada. Mina aga otsustasin mitte sekkuda, las öö kulgeda oma rada. Järgnevates päevades valmistuti Kala jaoks enesekindlalt, nagu oleks see juba tuttav rutiin. Kuulsin, kuidas räägiti külaliste nimekirjadest, kleitide proovimistest ja ettekannetest, mida harjutati. Minu onu nautis tähelepanu, samas kui isa liikus selle kõigega ringi kerge käitumisega, nagu oleks ta harjunud olema tähelepanu keskpunktis. Ent seal olid ka märkide jäljed, kui vaid oskasid neid lugeda, näiteks käepigistus juhatust liikmelt, mis ei kestnud kaua, või pilk, mida vältida, ning vestlus, mis lõppes liiga kiiresti. Kõik see ei leidnud tema juures kajastust, ta oli harjunud tunnustusega, mistõttu eksis ta tuttavuse ja truuduse vahel. 2 päeva enne Kala helistas mu ema, mis tuli mulle üllatusena. Ta helistas harva ja kui ta seda tegi, siis oli see tavaliselt peresündmuste kohta teabe edastamine, kuupäevade ja kellaaegadega, ilma lisakommentaarideta. Seekord aga oli tema hääl teistsugune, ettevaatlik. Ta küsis, kas ma tulen Kala. Vastasin ja ütlesin, et jah, kuid siis järgnes vaikus. Seejärel ütles ta midagi, mis mind üllatas, sinu isa on viimasel ajal olnud keeruline, rohkem kui tavaliselt. Ma ei tea, mis toimub, aga midagi tundub vale. Ma ei osanud sellele vastata. Ta jätkas ettevaatlikult, ma tean, et teil on olnud raske suhe. Ma tean, et ma pole alati sinuga õiglane olnud, aga mida iganes juhtub, tahan, et sa teaksid, et ma näen rohkem, kui sa arvad. Ma ei teadnud, mida öelda. Olin aastaid tõlgendanud tema vaikimist kui isa nõusolekut, kui osalist kaasosalust. Kuid tema hääles oli midagi, mis tundus teistsugune, väsinud võib-olla või alistunud. Ma tahtsin lihtsalt, et sa teaksid, ütles ta. See on kõik. Siis pani ta toru kinni.
Istusin telefoniga käes kaua pärast seda kõnet, teadmata, mida see kõik tähendab. Ma ei osanud veel selgelt mõista, kuid see muutis midagi mu mõtlemises tema kohta. See polnud andestus, vaid midagi väiksemat, teadlikkus, et inimesed sisaldavad endas vastuolusid, et kaasosaluse ja teadlikkuse tunne võivad eksisteerida samas inimeses ja et vaikus ei ole alati nõusolek. Lõpuks saabus kalaõhtu. Valmistusin, kuid mitte nagu tavaliselt, ei mingit kõnet, ei mingit paljastust, ei mingit peegli ees harjutatud reaktsiooni. Otsustasin tagasihoidlikkuse kasuks, sest see hoiab asjad selged. Otsus oli tehtud ja ülejäänu oli vaid näitemäng, millest olin õppinud, et see loeb ainult neile, kes usuvad, et nad kontrollivad lavastust. Saabusin kohale, teades täpselt, milleks see öö mõeldud oli, mitte minu jaoks, vaid tema. Koht, kus gala toimus, kiirus valgust ja tähendus oli õhus. Elegantne klaas ja valgus olid paigutatud nii, et nad tunnustasid püsivust, justkui saaks rikkust stabiliseerida ainult sümmeetria kaudu. Olin riietatud nagu alati, kui ei soovinud, et mind mäletataks, puhtad jooned, mitte midagi liiga valju ega midagi, mis oleks tõlgendamist nõudnud. Käisin sisse nagu tavaline külaline, andsin oma mantli üle ja võtsin klaasi, mille sisu ei plaaninud ma juua. See ei olnud minu lava ja ma polnud kunagi seda niimoodi ekslikult käsitlenud. Ruumi täitsid inimesed, kes oskasid kuuluda. Nad klammerdusid üksteise ümber tuttavatesse rühmadesse, tervitades üksteist harjutatud sooja vastuvõtuga, vahetades uudiseid, mis kõlasid isiklikult, kuid ei tähendanud midagi sügavat. Tundsin, kuidas mind jälgides järk-järgult nähtamatuks muutusin, noogutused, mis ei kestnud, silmad, mis libisesid üle minu ja jätkasid teed. Mõned inimesed ei tundnud mind üldse, teised tundsid, kuid valisid mitte suhelda. Keegi ei küsinud, kellega ma olin, keegi ei küsinud, miks ma olin tulnud. See ükskõiksus sillutas teed, muutes kõik, mis järgnes, lihtsamaks. Minu isa seisis peaaegu keskpunktis, just seal, kus talle meeldis olla, teades, et tema kohalolek tõmbab tähelepanu. Enesekindluses riietatuna liikus ta ruumis, nagu see oleks tema keha pikendus, kätles, aktsepteeris austust, naeris märkuste üle, mida ta oli kuulnud sadu kordi varem. Ta nägi välja mugav ja kindel, nagu mehed, kes usuvad, et ruum eksisteerib selleks, et neid kinnitada. Moonu liikus tema läheduses, nautides peegeldunud tähelepanu, püüdes end igal võimalikul viisil sisse sekkuda. Mu ema püsis lähedal, kuid veidi varjus, tähelepanelik, kuid nähtamatu, tema roll lihvitud aastatepikkuse harjutamisega. Mõtlesin meie telefonikõne peale 2 päeva tagasi, sõnad, mida ta pakkus ilma seletuseta. Küsisin endalt, kas ta teadis, mis tulemas oli ja kas see kõne oli tema viis meid mõlemat ette valmistada. Vaatasin kaugelt, mitte sellepärast, et peituksin, vaid sellepärast, et vaatamine vajab ruumi. Öö kulges ennustatult, kõnesid oodati, komplimente ringles, klaase täideti uuesti, kontrolli illusioon tihenes iga vahetuse käigus. Mina teadsin, mis tulemas on, mitte sõnade endi pärast, vaid nende taga peituvate impulsside tõttu. Ta märkas mind vestluse keskel ja ma nägin tema näos äkilist ärritust, mis eelnes tema sõnadele, kiiret ümberkalibreerimist, kui ta otsustas, mida minuga peale hakata. Ma olin anomaalia, mida ta ei olnud ette näinud, lahtine niitruumis, mis oli loodud autoriteedi esitlemiseks. Ta ei peatunud pikalt, peatumine oleks nõudnud kaalumist. Selle asemel valis ta esinemise. Tema sõnad langesid täpselt, nagu oleksid need relv, mis pidi haavama. Tänavaprügi, ütles ta, piisavalt valjusti, et ümbritsevad kuulda. See solvang kandis endas ajaloo kaalu, fraas, mis oli teritatud aastatepikkuse põlguse kaudu, see pidi alandama, et luua hierarhiat pealtvaatajate ees. Moonu naeris, tema naer oli liiga vali ja toores. Ei oskusi, ei sissetulekut, lisas ta nagu tabamuse lõpp. Grupi seas liikus ebamugavustunne, mõned sunditud naeratused, köhatus, mis kõlas nagu vabandus. Mu ema pööras pilgu eemale, tema nägu oli rahulik, kuid ma tabasin midagi muud tema ilmes, midagi, mis rääkis rohkem kui sõnad ise. Toa õhkkond muutus hetkeks nagu kurbuse katte all. Inimesed ei osanud enam vestelda, sõnad aeglustusid ja lõpuks peatusid. Kõik tundsid, kuidas õhk ümberringi muutus, nagu tormine ilm, mis ennustab lähenevat külma. Pilgud liikusid, aga keegi ei julgenud teineteisega silma vaadata. Keegi ei sekkunud, keegi ei vaielnud vastu. Mina ei vastanud, ei kaitsnud end, ei üritanud nalja visata. Ma ei astunud tagasi, vaid seisin seal, klaas käes, mu kehaasend neutraalne ja nägu salapärane.
Ta oli harjunud vastupanu või taganemisega, kuid mu paigalolek andis talle mitte midagi, millele toetuda. Professionaalne turvalisus lähenes tõhusalt, käeliigutusega, mida ma polnud näinud, kuid tunnetasin, kuidas see väljapoole laienes. Palve edastati viisakalt, justkui pehmendades selle asjaolu, mis toimus. Ma noogutasin enne, kui nad lõpetasid ja panin klaasi maha, siludes oma kleidikangast. Aitäh, et mind täna õhtul vastu võtsite, ütlesin, kuigi sõnad olid tavalised, peaaegu absurdsed, ent need kandsid endas olulist tähendust. Kuna ma pöördusin lahkuma, võtsin viimased detailid endasse ilma igasuguste tunneteta. Mu isa oli juba oma tähelepanu suunanud, hetke ulatus laienes, etendus oli lõpetatud. Mu onu naeratas endiselt, ema aga seisis paigal, tema silmad jälgisid mind ukse poole. Nendes nägin midagi, mida polnud kunagi varem näinud, mitte haletsust, vaid äratundmist. Uksed sulgusid minu taga, valgus oli vähem ülistav, kuid ausam. Ma ei kiirustanud, mu sammudes ei olnud mingit kiirustamist. Öö oli toonud täpselt selle, mida oodati, kuid mitte sellele, kes arvas, et tal on kõik kontrolli all. Selles pallisaalis uskusid nad, et on mind kustutanud, kuid nad ei teadnud, et otsus oli juba 3 nädalat tagasi väiksemas ruumis tehtud, kus dokumendid olid juba allkirjastatud ja ajakavad paika pandud. 2 nädalat hiljem toimuks hääletus ning kõik muutuks. Need 2 nädalat möödusid kala järel rahulikult. Ma ei jälginud uudiseid, ei mänginud ööd oma peas uuesti läbi. Naasin rutiini, mõõdetud sammu juurde, mis oli mind siia viinud. Vastasin sõnumitele, vaatasin üle materjalid, ilmusin kohtadesse, kus mind oodati. Minu käitumises ei muutunud midagi, sest mitte miski ei vajanud muutmist, otsus oli juba langetatud, kalendri ülesanne oli lihtsalt järele jõuda. Kohvik on 14. korrusel ühes linnas asuvas hoones, mis on väiksem kui pallisaal, just nii, et tänava poole ei avane aknaid, et ei oleks publikut, kellele esineda. Laua ääres on 12 kohta, täna aga istub seal 9, 7 nõukogu liiget, mu isa ja mina. Saabusin 30 minutit varem, soovides istuda enne teisi. Valisin oma koha teadlikult, istudes külje ääres, mitte laua peal, et mitte midagi signaalida. Esimene nõukogu liige saabus 1:0 minutit enne tunni möödumist, siis veel 1, seejärel 3 järjestikku. Nad tervitasid mind noogutustega, professionaalsed ja neutraalsed. Keegi ei maininud kala, keegi ei väljendanud kaastunnet ega küsinud, kuidas mul läheb. Just sealt sain aru, et nad olid tõsised selle, mis järgnes. Mu isa astus sisse viimasena, nagu alati, enesekindlalt, nagu inimene, kes pole kunagi kaotanud ühtegi hääletust. Ta raputas käsi. Oli hetk, kui meie silmad kohtusid ja ma märkasin tuttavaid nägusid, kuid siis ta nägi mind. Tema samm peatunud pool sekundit, just piisavalt, et ma märkaksin, kuidas ta mõtles, mida ta siin teeb. Tema hääl oli kontrollitud, kuid ma tundsin, kuidas selle all peitus äärmuslik ärevus. Laua äärde istus William Porter, juhatuses oleva mehe nimi, kes oli mu isa sõber olnud juba 20 aastat. Ilma pilku tõstmata oma pabereilt vastas ta, tal on vaatleja õigused, ta omab 8% ettevõttest. Mu isal ei lõuga, tema ilme muutus pingeliseks. See on hääletusõiguseta, ütles ta. Aga see on ikkagi tema, kostis William. Ta jääb. Mu isa istus laua päikesesse tagasi, vaatamata mulle enam kunagi. Koosolek algas igavad ja kuivade raportitega, kvartali finantsnäitajad, projektide uuendused, panganduspartnerlused, kuni jõuti juhitavuse teemani. William luges ette ettevalmistatud avaldust, tema hääl oli tasane ja ettevaatlik, emotsioonita. Tõstatatud olid mured, ilmnenud mustrid, otsused, mida tehti ilma konsultatsioonita, laenulepingute rikkumised, partnerid, kes olid usaldust kaotanud, investorid, kes olid hakanud küsimusi esitama. Mu isa katkestas 3 korda esimeses 5 minutis. Ta rääkis truudusest, ajaloost, kõigest, mida ta oli ehitanud. William lasi tal lõpetada ja jätkas lugemist, justkui mu isa polekski rääkinud. Kui sõna anti mulle, ei olnud see pidulik. Mind paluti kinnitada detaile, selgitada ajakava, vastata küsimustele, mis nõudsid täpsust, mitte veenmist. Hotellitehing, ütles William. Sa tõid esile probleemid, mida keegi teine ei märganud. Räägi meile, mis sa leidisid. Ma rääkisin rahulikult, ilma üle pingutamata. Tagatise probleem, ülehindatud täituvusmäärad, avaldamata hagi, rahandusjuhi lahkumine, pankrotiavaldus 3 kuud hiljem.
Seadsin faktid järjekorda, nagu mind oli õpetatud, igaühega ehitades eelneva peale, igaüks neist võimatu kõrvale jätta. Kui lõpetasin, valitses toas vaikus. Mu isa vaatas mind üle laua, tema näos oli midagi, mida ma polnud kunagi varem näinud, ebakindlust. Sa tegid seda, ütles ta madalal häälel, peaaegu sosinal. Ma tegin oma tööd, vastasin ma, ta raputas pead. Sa oled seda kogu aeg planeerinud, oodates oma hetke. Ma kohtusin tema silmadega, ilma värisemata. Ma olen teinud oma tööd, kordasin ma, sama tööd, mida olen teinud viimased 6 aastat. See, et sina kunagi ei märganud, ei ole minu süü. Hääletus toimus ilma sissejuhatuseta. William küsis igalt juhatuse liikmelt järjestikku 7 häält, kõik praeguse juhtimise eemaldamise poolt, kõik ajutise ametisse nimetamise poolt. Mu isa ei hääletanud. Talle ei pakutud isegi võimalust. Deklaratsioon oli lühike, alates nüüd ettevõtte juhtimise üleminek. Minu nimi loeti protokolli, riskide asepresident Pembertoni kapitalis, 8% aktsionär, ajutine tegevjuht kuni täie koosoleku ülevaatuseni. Pikka hetke jooksul ei liikunud keegi. Mu isa istus väga paigal, käed laual, tema nägu värvuseta. See on reetmine, ütles ta lõpuks, tema hääl murdus viimase sõna peal. William raputas pead. See on juhtimine. Koosolek lõpetati. Aeg lähenes lõpule ning inimesed hakkasid oma asju kokku korjama, lahkudes vaikse korra ja rahu keskel, just nagu nad olid kohale tulnud. Mina jäin siiski istuma, mu isa ei lahkunud. Me istusime vastamisi, kui tuba tühjenes, vaikus, mis meie vahel valitses, oli paks kõigest, mis kunagi rääkimata oli jäänud. Lõpuks, kui vaikuse tõsidus oli muutunud peaaegu talumatuks, ta rääkis. Sa oleksid võinud mulle öelda, ütles ta, pilk minust eemale pööratud. Sa oleksid võinud mind hoiatada, lisas ta. Mõtlesin selle küsimuse üle, tuletades meelde aastaid, mil olin pidevalt kõrvale tõrjutud, maha vaikituna ja tähelepanuta jäetud. Kas sa oleksid kuulnud? Küsisin lõpuks, kuid tema ei vastanud. Seisin, kogusin oma paberid ja suundusin ukse poole. Kui jõudsin sinna, peatusin. Ei pöördunud tagasi. Ma ei tee seda, et sind haiget teha, ütlesin. Ma teen seda, sest see peab toimuma ja keegi teine ei tee seda. Seejärel astusin välja, selja taga valitses täielik vaikus, ei vastust, ei vaidlust, vaid ainult rahu. Ja esmakordselt oli see vaikus minu oma. Koosolek lõppes ilma igasuguse punktita, toolid liikusid tagasi, kaustad suleti, inimesed tõusid üles, austuses tulemuste ees, mille üle ei olnud plaanis vaielda. Ei olnud aplausi, ei pingelangust, ei kollektiivset tunnustust selle eest, mis just oli toimunud. Autoriteet oli liikunud ning tuba aktsepteeris seda, just nagu ta aktsepteerib gravitatsiooni. Kogusin oma paberid aeglaselt, mitte seepärast, et mul oleks olnud aega, vaid sest kiirus tundus üleliigne. Mõned inimesed jäid veel tagasi, mitte pealetükkivad ega innukad, nad lähenesid, kui tuba oli juba tühjenenud, kui lähedus ei saanud enam esituseks vale. William Porter oli esimene, kes lähenes. Ta raputas mu kätt 2 käega, tema haare oli kindel, kuid mitte agressiivne. Sinu vanaisa oleks uhke olnud, ütles ta. Noodasin pead, see oli ainus vastus, mis mul suutsin anda. Diane Hollister oli tulnud Pembertonist hääletuse jaoks. Ta ootas, kuni William eemaldus ja seisis siis mu kõrval, sõna ütlemata. Pärast hetke ütles ta vaikselt, sa tegid seda hästi. Ma õppisin parimatelt, vastasin, ta peaaegu naeratas, kuid mitte päriselt. Siis algasid sõnumid. Telefoni, mis oli seni vaikne olnud, valgus äkitselt soojusest. Inimesed, kes olid mu e-kirjadele 6 aega vastamata jätnud, soovisid nüüd juttu alustada. Nimede hägusus mu mälus kadus, asendudes kutsetega, mis olid raamitud kui ülejäänud. Lugesin neid ilma kahetsuseta, mõned inimesed ei seisa kellegi kõrval, nad seisavad lähedal mingile positsioonile. Vastasin valikuliselt, viisakalt, kuid ilma kiiruseta. Kuid üks vestlus lõikas läbi müra, sest see ei keskendunud tulemustele. Robert Alcott leidis mind foajees, kui kõik teised olid lahkunud, käes 2 kohvitassi. Arvasin, et vajad seda, ütles ta. Me istusime hoone kohvikus vaikse nurga taha, lõunaskäik oli juba läbi, pärastlõuna valgus voolas akendest madalalt sisse. Ta ei maininud hääletust, ei rääkinud strateegiast ega järgmistest sammudest.
Selle asemel rääkis ta loo oma isast, kuidas tema isa oli ehitanud väikese tootmisettevõtte Ohios, kuidas ta oli keelanud Robertil seal töötada pärast kolledžit, sundides teda esmalt mujal oma koht välja teenima. Kuidas tema isa suri enne, kui Robert kunagi tõestas, et oli õppetunni õppinud. Ma ei saanud aru, miks ta seda rääkis, kuid siis, kui ta lõpetas, tundsin, et see on kõige raskem osa. Päev, mil kõik muutus, oli omamoodi harjumatu, kuid ka samas tavaline. Olin varakult kohal, enne kui hoone täitus häälte ja saginaga. Astusin sisse kontorisse, mis oli olnud mu isa oma juba 15 aastat. Seal polnud mingit pidulikku kuulutust, ei kogunenud personali, ei mingeid mälestusi, mis oleksid mind tervitanud. Ruumi valdas tuttav õhkkond, ukseraamis kuhvid ja valguse sumisev heli rääkisid lugusid eelmiste päevade rutiinist. Maulaua taga avasin eelmise õhtu kirjutatud päevakorra. See polnud ambitsioonikas, ei sisaldanud suuri reforme ega sümboolseid žeste, mis oleksid pidanud tähistama uut ajajärku. See oli lihtsalt nimekiri otsustest, mis olid liiga kaua oodanud, sest nad polnud õigete inimeste jaoks mugavad. See oli töö, mis harva teenib aplausi, kuid määrab, kas institutsioon suudab end ise ellu viia. Käisin seal, kus kahju oli kõige rohkem kuhjunud. Ma ei võtnud tagasi raha ega vara, sest see kõik tundus tühine. Olin jõudnud punkti, kus olin lõpuks hakanud mõistma, et tõeline võit ei seisne mitte püsivas jaole, vaid selles, millise võitjana sa end näha soovid. Olin oma kohvitassi kinni hoidnud, kuid ei olnud seda isegi lonksanud. Ma ei püüa võita, ütlesin ma, kui mu mõtted rändasid pereringi, mis oli täis vaikust ja arusaamatust. Mu isa ei helistanud ega saatnud sõnumit. Tema puudumine oli teadlik, mitte lihtsalt üllatus. Mu onu rääkis hoopis teistsugust lugu, milles reetmine oli asendanud vastutuse ning mu nimi ilmus ainult seaduslikult, nagu oodates publikumi heakskiitu. Siis üllatas mind mu ema, ta helistas 2 päeva pärast hääletust. Tema hääl oli vaikne, ent kindel. Ma nägin uudiseid, ütles ta. Ma ei vastanud, kuid ta jätkas, ma ei helista, et vaielda. Ma ei helista, et pooli võtta. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma mõistan, miks sa nii tegid, isegi kui ma ei tea, kuidas selle üle tunda. Hoidsin telefoni kõrva juures pikka hetke. Aitäh, ütlesin lõpuks. Siis järgnes paus, enne kui kuulsin sõnu, mida polnud kunagi oodanud, sa olid alati see, kes nägi asju selgelt. Ma oleksin pidanud sulle seda ammu ütlema. Ma ei osanud sellele vastata. Sõnad, mida oleksin võinud öelda, tundusid liiga keerulised telefonikõne jaoks. Võib-olla saame rääkida, kui oled valmis, ütlesin. Võib-olla, vastas ta ja siis lõpetas kõne. Ma ei otsinud tunnustust oma isalt, ei küsinud seletusi ega oodanud leppimist. Olin liiga palju aastaid veetnud ennast selgitades inimestele, kes olid juba otsustanud, kes ma olen. Tundsin vabanemist, kui taipasin, et ei pea enam kelleltki luba küsima, et edasi liikuda. See ei olnud vali ega kättemaksuhimu täis tunne, vaid vaikne ja pöördumatu. Üksildus tuli hiljem, kuid mitte leina, vaid selguse vormis. Esmakordselt ei olnud keegi minu kohal, et minu otsuste tagajärgi endale võtta. Vastutus oli täielik ja see ei toonud endaga kaasa rahu. Juhtimine, nagu ma õppisin, ei paku mugavust, vaid paneb silmitsi seisma enda otsused ja küsima, kas usaldad neid. Uks sulgus pidulikkuse ja tseremoniaalsuseta, teine avanes samamoodi ning töö jätkus, nagu see alati juhtub. Jõud ei muutnud neid, kes olid minuga, vaid paljastas, kes kunagi ei olnud. Oli aeg, mil ma avastasin, et mõned asjad, mis mind kunagi ei huvitanud, olid tegelikult üliolulised. Need ei olnud lihtsalt õigused, vaid vabadused, mida mul oli õigus tagasi võtta. Otsustamise õigus ilma teiste käest luba küsimata, rääkimise õigus ilma hääletooni hindamiseta, normide seadmine ja ootamine, et neid järgida, need kõik olid mulle ammu ära võetud. Nüüd, kui mul oli võimalus, haarasin ma neist õigustest kinni, ilma et mu hääl oleks tõusnud. Esimesed muudatused olid nii väikesed, et paljud inimesed ei pannud neid isegi tähele. Poliitika, mis karistas ettevaatlikkust, eemaldati, vastutuse arvestus suunati ümber ning protsess, mis vajas liiga palju inimeste heakskiitu, lihtsustati, kuni see jälle mõistlikuks muutus. Keegi ei saanud süüdistusi, mineviku otsuseid ei tõstetud päevavalgele, et neid hinnata. Ma ütlesin, need asjad muutuvad täna ja liikusin edasi. Selgus oli veenvam kui õigustamine.
eriti hoidsin silma peal neil, kes olid varem vaiksed, kui vaikimine tundus turvalisem kui vastuseis. Need inimesed muretsesid mind rohkem kui need, kes avameelselt vana korda toetasid. Ma ei karistanud neid, kuid ka ei premeerinud. Otsustasin, et truudus peab olema suunatud tulevikku, mitte minevikku. Ma ei olnud huvitatud võlgadest, vaid mustritest. Minu isa pärandi ees seismine oli vältimatu. See oli kohal lepingutes, struktuurides, mis olid loodud kiirusest tuleneva paindlikkuse asemel ja harjumustes, mis eelistasid otsustavust hoolivusest. Vaatasin kõike üle sama distsipliiniga, millega olin töötanud Pembertonis. Hoidsin alles selle, mis seisis, parandasid selle, mis oli kõver ja eemaldasin selle, mis ohustas kokkuvarisemist. Ma ei kustutanud teda, vaid parandasin seda, mis oli purustatud. See eristus oli mulle oluline, isegi kui see talle kunagi tähtsust ei omanud. Mõnikord peatusin otsuse juures ja tundsin, kuidas mind tõmbas teistsugune impulss. Oli lihtne midagi tagasi pöörata, lihtsalt sellepärast, et ta oli selle sisse seadnud, lihtne alandada, nagu mind oli alandatud. Ma resistisin sellele kiusatusele, mitte armust, vaid põhjusel. Võim, kui seda kasutatakse kätte maksma, korrodeerub kiiresti. Olin seda korrosiooni lähedalt näinud. Selle asemel tegin midagi, mida ta kunagi ei teinud, ma kuulasin. Mitte näiliselt, mitte selleks, et näidata enda ligipääsetavust, vaid seetõttu, et teave elab kohtades, kuhu autoriteet sageli ei jõua. Avasin uksi, mis olid mugavuse nimel suletud, esitasin küsimusi, mida peeti häirivateks, ja lasin inimestel rääkida, keda oli õpetatud vaikima. Alguses oli muutus peenetundeline, kuid siis muutus see selgeks. Vestlused muutusid, kohtumised kestsid kauem, otsused paranesid. Sõnum levis ilma minu abita, inimesed märkisid, et katkestusi oli vähem, vastuseisu ei karistatud ja ettevalmistus oli olulisem kui läheduse tunne. Kultuur ei muutunud üleöö, kuid see kallutas end järk-järgult. Kui see oli kallutatud, hakkas see liikuma iseseisvalt. See oli kõige rahuldust pakkuvam osa, mitte sellepärast, et see tõestaks midagi minu kohta, vaid sellepärast, et see tähendas, et institutsioon suudab mind üle elada. See oli alati olnud eesmärk. Sel hetkel mõistsin, et võim ei tundunud enam relvana minu käes, see tundus tööriistana, mis vajas hoolt, hoolitsust ja mõõdukust, kuid ei nõudnud tõestust. Oli hiline pärastlõuna, kui hoone oli tühi ja mürarikkusest oli jäänud vaid vaikne sumin, mis näitas, kuidas süsteem kohandub uue tasakaalu leidmisega. Ma olin jäänud üksi, et mõelda kõigile neile aastatele, mida olin kulutanud vaatlemisele. See oli nõudnud kannatlikkust ning ma tajusin, kui suurt hinda olin maksnud. Ma ei olnud tagasi võtnud kõike korraga, vaid tükikaupa, oma häält, oma otsuseid, oma valikuid. Need olid asjad, mis tõeliselt loendasid. Istudes seal, sain aru, et kõige raskem osa ei olnud tagasivõtmine, vaid see, mida teha nüüd, kui see kõik oli jälle minu käes. Esmakordselt mõistsin, et kättemaks ei olnud enam unistus, vaid praktiline võimalus. See tuli rahulikult, ilma adrenaliinitõusuta, lihtsalt rida aruandes, mis esitas protseduurilise valiku ilma igasuguse kommentaarita. Ma saaksin algatada audit, mis avaks uuesti pikalt lahendatud otsuseid. Saaksin vabastada teavet, mis muudaks minevikku avalikult ja püsivalt. Saaksin lubada, et teatud protsessid edeneksid kiiremini kui teised, teades täpselt, kes nad paljastavad. Iga võimalus oli seaduslik, iga valik õigustatud. Esmakordselt ei suutnud keegi mind peatada. See arusaam kätkes endas suurt kaalu, sest see võttis kättemaksult ära kogu draama. See ei olnud enam see, mida olin kujutanud, kui tundsin end jõuetuna, see oli hoopis see, mida ma võiksin teha nüüd, kui ma ei olnud enam alla surutud. Võimalused seadsid end ise paika, vaevata. Ma saaksin temast väikese teha, just nagu tema oli üritanud minust väikest teha. Ma saaksin tagada, et iga tema väidetud panus oleks jaluses märgitud selle tekitatud kahjuga. Ma saaksin ümber kirjutada loo nii põhjalikult, et tema versioonil ei jääks eluruumi. Saaksin seda teha tõstmata oma häält, ilma et ma kunagi näeksin välja kättemaksuhimu täis. Institutsioonidel on 5 inimesi viisakalt matta. Oluline oli, et keegi ei palunud mul seda teha, ei ühtegi liitlast vihjanud, ei ükski protsess nõudnud. Ei olnud survet arveid klaarida, see oli valik, mis oli pakutud täielikus päevavalguses, ilma sundimata, ja see tegi selle ohtlikumaks kui ükski viha ajendatud impulss.
Mõtlesin oma isale, sellele ajale enne kala, enne kui autoriteet muutus julmaks. Mäletasin meest, kes uskus struktuuri, kes rääkis vastutusest kui millestki, mida kanti teiste nimel, mitte ei valitsetud nende üle. Ta ei olnud alati vajanud alandamist, et juhtida. Kusagil teel asendas võim mõistuse, ta lõpetas tulemuste mõõtmise ja hakkas mõõtma domineerimist. Ma ei andestanud talle seda, mälu ei tähenda andestamist, kuid see keeruliseks tegi narratiivi, mida oleksin võinud kasutada hävitamiseks. Küsimus tekkis aeglaselt ja ei lasknud end unustada, kui ma teeksin temale seda, mida tema oli teinud mulle, kui ma kasutaksin oma autoriteeti isikliku haava rahuldamiseks, mis ma siis oleksin? Kas erinevus meie vahel oleks midagi enamat kui ajastus? Võim ei pane proovile seda, mida sa teha saad, see proovile paneb selle, kes sa oled. Aeg oli lõpuks käes, mil ma ei lasknud enam teistel end määratleda. Aastaid olin ma olnud nagu merelaine, mis tõukab end kõrgele, et siis taas tagasi tõmbuda. Minu sisemised võitlus ja tõukejõud olid nüüd minu kätes. Robert Alcott oli kunagi öelnud midagi, mis jäi mu mõtetesse kummitama. Olime arutanud ebaõnnestunud tehingut, kus partner oli teinud kalli vea. Igaüks tahab ebaõnnestumist karistada, oli ta öelnud, aga keeruline on teada, millal karistus teenib tööd ja millal see teenib ainult sind. Olin selle mõtte enda jaoks talletanud, kuid nüüd, kui kõik oli juhtunud, hakkasin ma lõpuks aru saama. Otsustasin mitte tegutseda, mitte dramaatiliselt, vaid lihtsalt rahulikult. Ma ei kuulutanud oma tagasihoidlikkust, ei püüdnud seda vooruseks vormida. Ma ei pöördunud leppimise poole ega nõudnud tunnustust. Õppisin, et arm on midagi muud kui leppimine, arm on tagasihoidlikkus, otsus mitte muuta autoriteeti relvaks, lihtsalt sellepärast, et sul on võimalus. Mõned failid jäid puutumatuks, ma ei teinud avaldusi, mis oleksid toonud kaasa skandaali. Lasin ajaloos jääda keerukus, selle asemel, et kirjutada seda ümber moraalimänguks, kus on selge pahategija ja lunastatud kangelane. Selle valiku tagajärg ei olnud kergendus, vaid midagi vaiksemat. Ma magasin ilma, et oleksin ette valmistanud arutlusi, mida ma kunagi pidanud ei oleks. Ma ei piilunud ruumidesse, et näha reaktsioone, ega oodanud vabandusi, mis kunagi ei tulnud. Ma ei tundnud vajadust oma otsust kaitsta, sest see ei vajanud kaitset. Ma ei olnud teda säästnud, et võita, ma olin end säästnud, et mitte muutuda kellekski, keda ma ei tunneks. Mõnikord kerkis kahtlus pinnale, kui vana instinkt sosistas, et olin lasknud lahti millestki, mis mulle kuulus. Tunnustasin seda mõtet ja lasin selle mööda minna. Kuulus on ohtlik sõna, see kutsub esile õigustunde ja õigustunne sööb ära mõistuse. Ma ei olnud võitnud, säästes teda, ma olin võitnud, jäädes iseendaks. Just sel hetkel sain ma aru tõest, ma ei saanud võimsaks, ma olin juba võimas. Tõestus ei olnud selles, mida ma tegin, vaid selles, mida ma valisin mitte teha, kuigi kõik mu ümber oleks seda lubanud. Võim oli andnud mulle peegli ja ma ei olnud ehmunud. Hommik algas tavalisena, mis oli märk sellest, et kõik oli lõpuks muutunud. Valgus voolas mu büroo akendest sisse, nagu alati, kahvatu ja ükskõikne, puudutades lauaääri, tooli ja linna, mis paiskus klaasi tagant välja. Ei olnud fotograafe ootamas, ei olnud kiireid kõnesid, mis pressiksid päeva servadele. Valmistasin endale kohvi, vaatasin kava, märkides mitte midagi punasega ja seisin hetkeks, jälgides alloleva ristmiku liiklust, mis kogunes ja seejärel laiali puhus. Maailm liikus oma tavapärases rütmis, olles mures mitte selle üle, mis minus oli muutunud. See stabiilsus rääkis rohkem kui ükski teadaanne, mitte seetõttu, et kõik oleks peatunud, vaid kuna see ei olnud ja ma ei vajanud enam, et see kõik mu ümber keerleks, et tunda end tõelisena. Mõtlesin naisele, kes ma kunagi olin, Evelyn, aastaid tagasi, seismas tähelepanujoone taga, mõõtes iga ruumi enne otsustamist, kui palju endast on ohutu paljastada. Ta oli õppinud. Vaikus kui kaitse. Kuna ta oli õppinud oma kohalolekut väiksemaks tegema, et õhk ei muutuks vastupidavaks, suutis ta ellu jääda. Ta oskas ette näha meeleolusid, lugeda nägusid ning teadis, millal vaikimine maksab vähem kui rääkimine. Pikka aega uskus ta, et väärtus tuleb lubamisest, et väärtust andsid valjemad hääled, inimesed, kes olid oma koha leidnud juba enne, kui ta ruumi astus. Ma ei mõista teda selle eest hukka, ta ellu jäi nii, nagu oskas. Ellujäämine ei ole nõrkus, vaid kohanemine surve all ja see väärib austust. Muutused ei tulnud hetkest, mil võim mu kätesse jõudis, see oli vaid nähtav märk, punkt, mida teised hiljem oma lugudes ringiga tähistasid.
tõeline muutus leidis aset varem kohtades, kuhu keegi ei vaadanud. Kui ma lõpetasin küsimise, kas mind lubatakse, ning hakkasin otsustama, kus ma kuulusin, avastasin, et autoriteet ei andnud mulle häält, vaid paljastas, et mul oli see olemas isegi siis, kui keegi ei kuulnud. Ma ei küsinud enam luba eksisteerida, ei seganud enam vaikust armastuse või allumisega ohutuks. Lõpetasin end väiksemaks tegemise, et teised saaksid enda kõrval end suuremana tunda, ning see pingutus vabastas rohkem energiat, kui olin kunagi arvanud. Minu suhe pereliikmetega muutus millekski tavaliseks ja seetõttu jätkusuutlikuks. Ei olnud dramaatiliselt leppimist, ei avalikku arvete klaarimist, ei lõplikku vaidlust, mis oleks minevikku korrastanud arusaadavaks. Minu isa ja mina ei rääkinud, see vaikimine ei olnud vaenulik, see oli täielik kahe inimese vaikimine, kes olid oma haavava keele väsinud. Minu onu kadus üllatavalt kiiresti ebaolulisuseks, ilma mu isa autoriteedita, mis teda tugevdas, kandsid tema sõnad vähem kaalu ja lõpuks lõpetas ta koosolekutel käimise. Keegi ei märganud tema puudumist. Võimil on imeline võime paljastada, kui vähe müra tegelikult tähendas, kui allikas on eemaldatud. Minu ema helistas kord kuus, vestlused olid ettevaatlikud, kuid mitte külmad. Rääkisime ilmast, tervisest, asjadest, mis ei avanud kõike muud. Ühel korral küsis ta, kuidas ma magasin, teisel korral mainis raamatut, mis talle tundus mulle sobivat. Me ei arutanud kala, hääletust ega aastaid, mis meid siia viisid. See ei olnud suletud, see oli hoolitsus ning praegu oli see piisav. Valitud ja hoitud kaugus võib olla hoolivuse akt. Rahu, mida ma õppisin, ei nõua lähedust, vaid selgust. Otsustamisruumides nähti mind nüüd teisiti, mitte tähistatud, mitte kardetud, vaid usaldatud. Inimesed ei oodanud minult etendust ega kinnitust, nad ootasid järjepidevust, otsust, mis püsis surve all ega muutunud, kui seda vaidlustati. Liidriroll, mis on kõige vastupidavam, ei vaidle legitiimsuse nimel, see demonstreerib seda kordamise kaudu, otsustega, mis jäävad kehtima ka pärast müra vaibumist. Ma ei tundnud enam vajadust tõestada end igaühele, kes vestlusse astus, tõestus koguneb vaikselt, kui sa ei katkesta seda selgitustega. Oli hetk, mis oli piisavalt väike, et seda tähelepanuta jätta, kuid rääkis mulle rohkem kui ükski tulemus kunagi suudaks. Kohtumisel tõusis hääle tõstnud noor analüütik, ettevaatlik, kuid hästi ettevalmistatud, jagades mõtteid, mis olid kunagi võinud jääda tähelepanuta pelgalt hääletooni tõttu. Toad vaibusid mitte selleks, et rääkida esitajast, vaid et arutada ideed. Küsimused järgnesid mitte selleks, et alavääristada, vaid et mõista. Vaatasin, kuidas ruumi dünaamika muutus ja tundsin, et midagi loksus paika. Mäletasin ennast samas eas, kui hoidsin mõtteid tagasi, sest vale tegemise hind tundus talumatuna. See ongi meie töö, mitte võitmine ega reageerimine, vaid ruumide loomine, kus inimesed ei pea kaduma, et ellu jääda. Hiljem, pärastlõunal, saabus e-kiri aadressilt, mida polnud aastaid näinud, endiselt tuttav kolleeg mu varasematelt aegadelt, kes oli tööst vaikselt ja pidulikkuseta lahkunud. Sõnum oli lühike, nägin su nime teatamisel, olen rõõmus, et oled seal. Sa märkad alati asju, mis on olulised. Sain ekraanile pikalt vaadata, enne kui selle sulgesin. Mõned tunnustused jõuavad liiga hilja, et midagi muuta, kuid suudavad siiski kinnitada seda, mida juba tead. Sõites õhtul koju, möödus auto hotellist, kus gala oli toimunud. Tuled olid nüüd hämaramad, sissepääs tagasihoidlik. Hoone oli taas oma tavapärases kujudes. Ma ei palunud juhil aeglustada, kuid ei suutnud ka pilku ära pöörata. See oli lihtsalt koht, mis oli kaotanud endise tähenduse. Mälu seal seismisest ja sõnade imendumisest, mis mind kustutada üritasid, ei olnud enam piisavalt teravad, et haavata. Ma ei olnud enam see naine, kelle vaikust ekslikult tühjuseks peeti, mitte roll, mille olid määranud need, kes vajasid mind väikseks, et end turvaliselt tunda. Kandsin ausalt neid enda versioone, mitte häbiga, sest need ehitasid vastupidavuse, mille peal ma nüüd seisan, kuid nad ei määratlenud mind enam. Sel ööl viibisin kontoris hilja, mitte seetõttu, et töö seda nõudis, vaid sest ma tahtsin vaikust. Hoone tühjenes, tuled hämarasid ja linnklaasi taga pehmenes liikumise mustriks, mis ei olnud kiirustav. Läbisin ettepaneku, mille tiim oli aastaid tähelepanuta jätnud, mitte seetõttu, et see oleks vigane, vaid et keegi polnud sellele piisavalt tähelepanu pööranud. Idee oli kindel, risk hallatav.
Kiitsin järgmise sammu heaks ja saatsin lühikese märkme, küsides mõtlemapanevaid küsimusi, mis edastasid kaasatuse, mitte üleoleku. See oli väike tegu, peaaegu märkamatuks, kuid see oli oluline. Muutus sageli tutvustab end just nii. Mõistsin siis, mida kätte ei saanud kunagi kätte maksmine. Kätte maksmine hoiab sind kinni nendes, kes sind haiget teevad ja keskendub neile isegi sinu võidul. Vabadus saabub siis, kui lõpetad nende heakskiidu, tunnustuse ja kahetsuse vajaduse. Elada ilma selle vajaduseta on vaikus ja täielikkus, mille taastamine on kõige puhtam vorm. Ma ei saanud võimsaks, et olla nähtav. Ma muutusin võimsaks, et ma ei kaoks enam kunagi.